tere! Eetris on taas kord köögikultuur ning mina olen Kärk Puum. Head ilusat algavat aastat kõigile. Loodan, et see tuli teil meeleolukalt ja maitsvalt. Tänases saates ei näita ma teile mitte ühtegi retsepti, vaid peatume põgusalt hoopiski sellel, mida ennustab populaarne Briti ajaleht The Guardian uue aasta populaarseteks toidutrendideks. Esmaselt ennustatakse loomulikult lihavabade valmisroogade võidukäiku, kui eelmisel aastal müüdi näiteks veganjuustusid 300% ennustatust rohkem ning võidukäiku teevad kõikvõimalikud valelihad, siis oodatakse sellist trendi täpselt samamoodi ka sellel aastal. Teisena tuuakse välja näiteks funktsionaalsed seened. Kuna seeni on söödud juba aastatuhandeid, siis näitab ka võidukäiku praegu igasugused erinevad funktsionaalsed seened, mida siis jahvatatakse nii kohvi hulka kui ka erinevatesse muudesse söökidesse. Samuti ennustatakse erinevate fermenteeritud toodete võidukäiku, nagu näiteks keefir, kimchi ehk koreapärane hapukapsas või siis kombucha ehk teeseenejook. Teeseenejook on endiselt populaarne ka Eestiski ja tuntud ju väga tagumisest ajast, nii et igasugune selline funktsionaalne toit on äärmiselt populaarne. Neljandaks tuuakse välja erinevad väekad pulbrid. Näiteks eelmisel aastal oli populaarne kurkum, ehk mis peaks siis turgutama immuunsüsteemi ja andma kõikvõimalikke mineraale ja vitamiine, siis sellel aastal ennustatakse seda võidukäiku samamoodi, lisaks igasuguseid muid pulbreid, näiteks kakaopulber või makapulber. Et tundub, et inimestele meeldib läbi toidu ennast aina enam ja enam ravida. Ja viimasena on ikkagi jätkuv trend kõikvõimalikud vabad tooted ehk siis gluteenivabad tooted või nisujahuvabad tooted ja just eriti pööratakse rõhku snäkkidele ehk näiteks tehakse läätsedest krõpse või hoopis riisist või hoopiski näiteks kikerhernestest. Igal juhul saab siis näha, kas trendid peavad paika ja ennustused lähevad täide või mitte. Soovin teile aga jätkuvat söögi tegemise himu ja avastamise ja rõõmu ka selleks aastaks.